Olemine ja olemasolemine. Olemine ja olemasolemine. Olemine ja olemasolemine. Olemine ja olemasolemine. Tervist, stuudios on Einar Laigna. Arutleme natukene teemal psühholoogiline hulk ja kui teil midagi targemat teha pole, siis mõtelge natukene kaasa ja mõtelge selle üle, millal ja kuhu me ise kuulume. Psühholoogiline hulk, hulkade psühholoogia kindlasti raamatuid lugevale inimesele tuletab meelde Gustave Le Boni raamatut Hulkade psühholoogia, mille kordustrükk on nüüd kah kuskil viimastel aastatel uuesti välja antud. Esimest korda hüllitati see väike, aga väga vajalik teos juba enne teist maailmasõda. Hulkade psühholoogia, mis see siis on? Kõigepealt mõistest. Psühholoogilise hulga mõiste. Psühholoogiline hulk on üldiselt hulk inimesi koos, kes koos olles tegutsevad ja mõtlevad teisiti, kui nad teeksid üksi olles. Ja olgu veel öeldud, et ma ei kavatse tänases arutelus hakata refereerima Gustave Le Boni raamatut hulkade psühholoogiast, vaid kogu see mõttekäik ja materjal on võetud meie oma äsjasest lähiminevikust, kus need vastavad ilmingud väga selgelt olid nähtavad. Niisiis, elurealiteet on ise see raamat, mida me täna natukene üritame lugeda. Psühholoogilises hulgas siis inimene ei käitu oma isiklikku arusaama, maailmavaate, mõtlemisviisi ja selle kohaselt vaid ta käitub nii, nagu see hulk on manipuleeritud või iseennast manipuleerib käituma. Toome ühe pisikese näite kohe poisikeste elust. Eks me kõik mäletame seda, kui salapäraselt käis suust suhu teade mingist erilisest sündmusest ja peale kooli nagamannid kogunesid siis metsa alla. Keegi arutas välja surmtõsise näoga paki suitsu, siis pandi suitsud ette ja surma põlgava ülitõsiste nägudega ja ühtlasi püüdes manada näole ilmet, nagu suitsetamine oleks igapäevane tegevus, teevad siis jõmpsikad oma esimese suitsu. Miks nad seda teevad? Kas see maitseb ja meeldib neile? Ei ole võimalik. Mina mäletan ise, et see oli jälk, ma sülitasin ja vist ainukesena ütlesin, et see on vastik, miks seda peab tegema. Ja kogu ülejäänud poiste jõuk vaatas mind etteheitval näol, nagu ma oleksin mingit väga pidulikku ja pühalikku rituaali rikkunud. See on siis pisike psühholoogiline hulk suitsupaki ümber kogunenud ja seal keegi ei ütle ega mõtle tavaliselt seda, mis ta tegelikult mõtleb ja tunneb, vaid teiste eest tuleb teatud rolli esitada. Ja nagamann peab siis olema muidugi niisugune paadunud, täiskasvanud mehe moodi juba, kellel siis suitsetamine on kui meheks olemise niisugune esimene väline tunnus. Nii, tuleme selle pisut naljaka ja naeruväärse poisikeste näite juurest natuke suuremate mõõdete juurde. Kõigepealt, kuidas on võimalik, et inimesed, kes kõik on veendunud selles ja kindlasti usuvad seda, et nad on arenenud isiksused, et neil on kindel täiesti nende oma mõtlemisvõime ja lugemuse ja uurimuse ja hariduse tulemusel välja kujunenud kindel maailmavaade ja maailmapilt. Miks siis inimesed ometigi kogu selle väga niisuguse arenenud isiksuste juures, miks nad hulgas käituvad kõik ühtemoodi? Kas see tähendab siis seda, et kõik sellesse hulka kuuluvad inimesed on oma hariduselt, maailmavaatelt, maailmast arusaamadelt, väärtushinnangutelt niivõrd hämmastavalt sarnased ja harmoonias või on siin mingisuguse muu teguriga tegemist? Kõigepealt, nagu juba seda ju
aegade algusest on teatud, et inimene on sotsiaalne olend. Sotsiaalse olendina ja samal ajal isiksusena ongi küsimus selle isiksuse jõulisuses, isiksuse suutelisuses hulgas olles, kas alluda hulga mentaliteedile või olla nii tugev, et hakata ise määrama hulga mentaliteeti. See on ju meile tuntud juhi ja massi küsimus. Olgu tähendatud, et ajaloo niisugused suurfiguurid, kellel on olnud erakordne mõju suurtele massidele ja kes olid väga osavad kõnelejad massidele, näiteks Lenin või kindlasti ka Adolf Hitler, nende teadaolevalt nii-öelda lauakirjanduse hulka kuuluski ka Gustave Le Boni raamat Hulkade psühholoogia. Ja mitte ainult nemad, vaid kõik teised, kes on hulkadega tegemist teinud, seda eriti poliitilises maailmas teavad. Hulkade puhul ei kehti faktid, loogika, mõistus, vaid tuleb haarata nende kujutusvõimet ja emotsioone. Ja nii ka see tegelikult on. Kujutame ette ühte suurt väljakutäit inimesi, minu pärast Eesti Lauluväljak. Seal laval toimub kontsert, keegi kaltsudes karvane peksab seal kitarri või taob trummi ja röögib ja terve väljaku täis tihedalt üksteise vasta liibuvalt on suur inimmass ja nad kõik heilutavad niimoodi käsi üleval. Ja nüüd kujutage ette samasugust inimmassi Pekingis peatänaval, kui kõneleb Mao Zedong, või filmidokumentidest nähtud rahvamasside suured koosolekud, kus kõnelevad poliitilised juhid, siis igal pool me näeme vaimustatud rahvast, kes heilutab käsi. Me teame evangeeliumite lugudes seda, kuidas Kristus sõidab kuningana Jeruusalemma ja palmioksad loobitakse maha ja rahvas tervitab, Hoosianna, kõik on juubeldajad vaimustuses ja heatahtlikult häälestatud. Ja mitte palju aega ei lähe mööda, kui rahva hulk röögib ja karjub vihaselt sülge pritsides. Kui Pilaatus küsib, et mis ma selle inimese pojaga teen, siis röögitakse lööda risti, lööda risti, lööda risti. Nüüd on küsimus selles, kas on tegemist kahe erineva rahvahulgaga või on tegemist ühe ja sama rahvahulgaga. Paraku näitavad ajaloo ja elukogemused seda, et see rahvahulk, kes niimoodi lainetab, on alati üks ja see sama. Ja ta otsib vaheldust, seda, mis huvitab, mis haarab kaasa ja ega tal ei ole rohkem mõtlemist, kui kaasa minna selle hetke meeleoluga. Saksa filosoof Friedrich Nietzsche 1900 umbes nõnda kõneles Zarathustra, toob esile väga ilmeka loo. Zarathustra on mägedes olnud üksinduses ja üksinduses saanud maailma tõdede kohta valgustuse ja selguse. Ja nüüd ta tuleb mägedest alla linna turuplatsile, kus on palju rahvast ja tahab neile kõnelda oma nägemust, missugune peaks olema inimolend. Aga keegi ei kuula teda. Ja lähevad kõik hoopis vaatama köietantsijat. See haarab kõiki kaasa, aga Zarathustra kõne inimesest, mis tuleb ületada, et inimene on liiga vähe, et on tarvis inimesest suuremat ja kõrgemat, siis tema jutt ei huvita kedagi. Ja nüüd see köietantsija kukub alla, saab surma. Rahvas põgeneb hirmunult laiali ja ainukene, kes läheb nüüd selle alla kukkunud köietantsija juurde, et äkki saab teda aidata, on Zarathustra. See on ilus pildikene ja selles on suurepäraselt poeetilise Nietzschele omase niisuguse erilise sädeluse ja nõtkusega esile toodud üks inimloomuse külg ja kindlasti väljendub sellesse indiviidi ja hulga vahekord. Hulka huvitab tsirkus ja leib, nagu öeldi Roomas, ja seepärast kõlbab iga tsirkus. See, missugune sisu on, see on kõrvalise tähtsusega peaasi, et antud hetkel toimub midagi huvitavat, mis haarab meeli kaasa ja saab seal siis karjuda, mida parajasti siis sellel väljakul just siis sel hetkel
on pandud inimesed karjuma või millega kaasa minnakse. Nüüd veel üks niisugune näide tegelikust elust. Teostatakse avaliku arvamuse uurimisi. Seda võib nimetada ka avaliku arvamuse mõjutamiseks tegelikult. Ma olen täheldanud paaril korral, et kui tänavaküsitlus on, siis need, kes küsitlust teevad, on suhteliselt päris hästi vilunud ja nad jälgivad inimesi, nad ei võta järjest, kes tulevad, nad ei esita oma küsimusi ükskõik kellele, vaid nad teevad juba valiku. Ja valik on välimuse järgi, mis eeldab seda, et küsitleja käest saadakse oodatud vastus. Teine meetod sellise arvamuse uurimisel on küsimuse esitamise laad. Küsimust saab ju esitada niimoodi, et selle küsimusega on sulle dikteeritud ainult üks võimalik vastus. Näiteks pange inimesele mikrofon ette ja küsige, mida te eelistaksite? Kas seda, et mingi maffia tuleb võimule või et me keedame teid sulatõrvas? No loomulikult inimene ehmatab ära ja ütleb, et olgu siis juba enne maffia võimul. Ja nüüd välja räägitakse sellest ja teatatakse pärast uurimistulemusi nii. Küsitlused näitasid, et enamus küsitlejatest eelistas maffia võimu. Ja vastus on õige, aga jäeti ütlemata, mille suhtes see eelistus tehti. Nii et avaliku arvamuse uurimisega saab täpselt välja peilida endale selle vastuse, mis sul tarvis on. See on kah üks niisugune manipulatsioonivahend masside ja hulkade ühiskonnas. Olemine. Ja olemasolemine. Nüüd, kui oli juttu, et inimene on sotsiaalne olend, siis sotsiaalse olendina ei julge inimene erineda teistest. Meie sotsiaalsed vaistud ei taha, et me läheme konflikti, et meid vaadatakse natuke naljakalt või imelikult või ühesõnaga me teame, et teistest erinemine on ju suur kuritegu. Tuleb olla nagu kõik. Me kõik teame ütelust, kui ollakse huntidega koos, siis tuleb huntidega koos uluda. Väga tihti me kuuleme, kui mõni inimene, kes lähtuvalt mingitest eetilistest printsiipidest püüab nagu vasta rinda teha nii teatud arusaamadele, siis öeldakse talle, ega sa ometi kavatse vastu voolu ujuda. Kõigis nendes väljendites väljendub ju inimeste kogemus, et üldise meelsusega mitte kaasa minna on ebamugav või isegi ohtlik. Äsja me võisime jälgida lausa klassikalisel kujul, kuidas tegelikus elus toimub hulkade mõjutamine ja kus loogikal ja faktidel ei olnud üldse mingisugust kohta. Võtame näiteks äsja lõppenud ja nüüd juba maha rahunenud presidendivalimise kampaania ja nüüd, kui ta on juba pisut ajaliselt distantseerunud, oleks nagu aeg kainelt ühte kui teist nii tagasivaatavalt hinnata, mis siis toimus. Võtame kõigepealt, mis puudutab loogilisi sidemeid. Ühes ja samas artiklis on üks lõik, mis räägib Eesti erakordselt suurest edust kõikides eluvaldkondades, kindlasti majanduses. Keegi ei vaidle vastu, et see edu on. See on tõesti nii. Sama artikkel, kui jõudis meie eelneva presidendi isiku käsitlemiseli, ootamatult selgus, et Eesti tammub paigal, on stagnatsioon, ei ole mingit arengut ja see kõik on nii-öelda 1,5 hingetõmbega ära öeldud. Ja inimesel ei ole üldse aru saamast, et kuidas siis ühelt poolt suur edu ja edasiminek on seoses äkki ootamatult stagnatsiooniga, paigal tammumise ja tagasiminekuga. Ja see hulkade psühholoogia meile õpetabki, et hulgal puudub mälu ja hulgal puudub loogiliste seoste avastamise võime. Need puuduvad täielikult. Seepärast võite täiesti rahulikult väga lühikese ajavahemiku järel rääkida täiesti teistsugust juttu, eelmine on juba unustatud. Nüüd me kõik teame, kuidas üks niisugune meedias propagandavahend, millega püüti eelmist presidenti diskrediteerida,
oli film, milles demonstreeriti teda eriti värvikalt kui omaaegset Nõukogude Eesti Ülemnõukogu presiidiumi esimeest. Härra Arnold Rüütel tribüünil ja seda niimoodi esitades taheti siis näidata, et ega me ometi vana kommunisti ei taha tagasi. Aga nüüd küsime edasi. See film näitab veel mida. Tribüüni eest läbi marssivaid rahva hulki, kes vaimustatult lehvitavad lippude ja lilledega tribüüni poole. Kes need siis on? Selgub, et see on meie armas Eesti rahvas. Meie tänased valijad on nii. Mikspärast siis nüüd Rüütel tribüünil on kurjategija ja see rahvas, kes seal all käsi lehvitades ja lillede ja lippudega lehvitades, vaimustatud Nõukogude töörahvas, kes avaldab meelt, mille poolest siis nemad nüüd on puhtad ja määrimatud ja miks härra Rüütel, kes tribüünil on sellega toime pannud mingisuguse moraalse kuriteo. Et kui me ausalt neid seoseid näeme, siis ütleksime, aga me kõik, kes siis erand oli. Ja ei maksa siis öelda, et meie pidime minema marssima. Miks sa seal siis lihledega lehvitad ja vaimustatult kätega lehvitad? Nii et siin näeme jälle seda, kuidas loogika ei tööta, mälu ei tööta, loogilised sidemed ei tööta ja kes tahab hulkadele mõju avaldada, ei tohigi appelleerida faktidele, loogikale ega mõistusele, vaid ainult emotsioonidele ja ta peab oskama luua psühholoogilist hulka. See tähendab, hulk allub ja enamus inimesi hulgas olles võivad mõõta oma isiksuse tugevust sellega, kuivõrd nad lähevad kaasa massipsühhoosiga ja mingis psühholoogilises hulgas valitseva üldise meelsusega. Kas ta jääb seal kriitiliselt mõtlevalt iseendaks või kukub ta ka käsi heilutama ja laulma sama laulu? Ma toon veel ühe näite. Inimese käest küsitakse mikrofon nina alla, mis te arvate, kui Tallinnasse tuleb elama 1000 neegrit? Jaa, see on väga tore, tänavapilt läheb palju huvitavamaks. Võtke mikrofon nina alt ära ja teate, mis see inimene siis ütles? Kas neid musti siia on vaja? Nii. Tähendab, inimene mõtles ühte. Aga ta teab, et kui on avalik ametlik küsitlus, siis tuleb vastata nii, nagu on korrektne, nagu peab, nagu antud hetkel on see nõutud või moes või üldiselt niisugune suundumus, mida me tänapäeval nimetame poliitiliseks korrektsuseks. Ja kui ma küsisin selle inimese käest, miks sa siis mikrofoni ei öelnud oma arvamust, muidugi viisakamal kujul, seda võib öelda väga viisakalt, et ei, et ma siiski ei soovi palju võõraid siia, et see segab meie nii rahvuslikku kultuuri ja meie identiteeti või mis tahes, et seda saab ju öelda ilusti, siis ta leidis, et et aga nii peabki, et üks asi on, mis ma ise mõtlen ja on loomulik, et kui on ametlik küsitlus, siis tuleb vastata nii, nagu peab. Nii, et sotsiaalse olendina kardab inimene erineda hulgast. Ja kui veel üks näide tuua, kus lausa peenelt appelleeritakse sellele inimese hirmule erineda, tunduda naljakas, olla väga nii teistmoodi, me ajaloost ju teame, kui palju on ajaloos olnud ja on vandenõusid. Siis, kui keegi vähemalgi määral vihjab millegile, mis võib vihjata vandenõule, öeldakse kohe, kuule, kas vandenõu teooria? Teooria, pange tähele. Enam ei ole maailmas olnud vandenõus ja on ainult teooriad. Aga nüüd küsimus. Kas Stolõpini mõrvamine oli vandenõu või teooria? Kas Stauffenberg, kes pani Hitlerile pommi, oli vandenõu teoreetik või oli ta vandenõu täideviija? Et kuidas sellega siis on? Aga ükski inimene ei julge öelda, et jah, minu arvates on vandenõu, sest ta kardab, et teda naerdakse välja kui natukene imelikku või paranooikut või kõik, silt pannakse külge kohe. Kas teooriad, eks? Ja selle sama ühe sõnaga inimene ehmatab ära, ega ta ei julge siis enam teoreetik olla. Ja pommipanejad pole tast niikuinii. Aga sellest hoolimata vandenõud on ajaloos alati olnud, on ja on praegu ja neist võiks palju omaette rääkida, mis on omaette teema. Ainult ka see näitab seda, kui osavalt appelleeritakse inimese sotsiaalsetele instinktidele.
olemine ja olemasolemine. Nüüd vaatame edasi veel, missugused toredad ja naljakad asjad on inimesega. Kogu nõukogude aja, kõik need aastakümned, oli igapäevane põhiloosung, mis? Kommunism on helge tulevik. Kõike õigustati helge tulevikuga ja kõike tehti helge tuleviku nimel. Ja tõepoolest inimesed, ükskõik kui nad ka päris ei võtnud tõsiselt kommunismi, ometigi teadsid, iga päev rahuaja olukorras tööd tehes, no läheb elu paremaks ja läks ka, keegi ei saa eitada seda. Aga see, et tulevik on alati helge, seda usku inimeselt keegi ära võtta ei saa. See on üks põhjus, miks ka ilmselged märgid kosmilistest või looduskatastroofidest, siis inimene ei taha neist midagi kuulda, sest tulevik on helge. Tulevikus ei saa olla midagi halba, sest see on tulevik. Ja nüüd, kui me vaatame, et sõnaga tulevik, aastakümneid peteti inimest. Me kõik teame seda lugu Pavlovi koerast, et kella helistamisega anti süüa, ja järgmine kord tekkisid koeral tingrefleksid ja alati, kui helistati kella, süüa küll ei olnud, aga koeral hakkas ila jooksma. Ja nüüd on küsimus siis Pavlovi koera ja inimese vahel. Kui näiteks koer saab paar korda nina pihta, et ta ei trügiks välja või saab õpetust, siis ta enam ei torgi nina sinna, sest ta teab. Sealt saab vasta nina. Mitu korda peab inimene saama vasta nina, et ta enam oma nina tulle ei torki. Hiljuti arutledes selle sõna tuleviku mõju inimestele selgus, et selle sõnaga võib inimesi petta lõpmata arv kordi. Me kõik tunneme ka Winston Churchilli ütelust, et vähest osa inimesi võib vähe aega petta ja suuremat osa inimesi võib mõni aeg petta, aga et enamust inimesi ei saa kuigi kaua petta, midagi taolist see oli. Ühesõnaga, sisu oli üldiselt see, et mõni aeg võib petta, aga et põhimassi inimesi ei ole võimalik kaua petta. Ma ütleksin vastupidi Churchillile, pean Churchilli ütelust lihtsalt poliitiliseks populismiks, ma ütleksin nii. Väga pisikest hulka inimesi pole võimalik petta peaaegu kunagi. Natukene suuremat hulka inimesi on võimalik petta pikemat aega, aga rahvamasse võib petta ühe ja sama asjaga lõpmata arv kordi, ikka ja jälle ja uuesti. Ja te võite täpselt selle sama tuleviku jutu natukese aja pärast jälle neile ilusti söödaks ette panna ja see töötab ideaalselt. Mis võlusõna on siis see tulevik? Tulevik on seoses inimese loomupärase lootusega tulevikule endale, sellele, et elu jätkub ja seetõttu on nii lihtne selle sõnaga inimest manipuleerida. Tulevik, see on sõna, millega sa lööd kõik relvad käest ära. Helge tuleviku nimel paistab, et kõik tuleb ära kannatada, kõik on õigustatud, kohe tuleb see tulevik. Aga kui see tulevik on käes, siis keegi ei mõtle, et aga see ju ongi see, mida me ootasime. Aga siis räägitakse jälle tulevikust. See on nagu need inimesed, kes peavad midagi tegema ja nad ütlevad, ma teen seda homme. Homme sa küsid, kui homsest on täna saanud, kuule Ruudi, sa pidid selle asja ära tegema, aga ma ütlesin sulle, et ma teen selle homme. Aga see on ju täna. Ja homme, kui on muutunud tänaks, ütleb ta jälle, aga ma pidin seda homme tegema. Ta lükkab seda pidevalt homsesse ehk helgesse tulevikku. Sinna, kus kõik asjad toimivad nõiaväel nagu iseenesest. Aga täna jätkame vana viisi, edasi see on ju täna. Aga head asjad on tulevikus. Ja nüüd niisugune primitiivsuse tipp nagu loosung vali tulevik. See peaks mõtleva inimese panema naerma, kas jälle tulevik. Ja vaadake enne imet, selle konksu neelab enamus inimesi alla. Elu peab minema edasi. Mis on see edasi? Need inimesed, kes sündisid 1920, mida mõtlesid nende isad-emad? Meie lastel olgu helge tulevik. Esimene maailmasõda lõppes, nüüd tulevad rahuajad.
Ja missugune oli see tulevik, mis tuli sellele põlvkonnale? Teine maailmasõda. Nii et kas tulevik on tingimata helge, ilus, hea? Küllap me teame, et ei pea olema, ei pruugi olla. Ja kõik, mis ajaloos seni on juhtunud, sündinud, nii looduskatastroofide kui inimühiskonna katastroofide näol, näitab meile seda, et need tsükliliselt ikka ja jälle korduvad. Ja sealjuures ikka me usume, ükskõik kui need ka tulevad, selle järel on ikka jälle see helge tulevik, mis lõpuks ikka peab tulema. Aga kas seda tuleb üldse? Kas ei ole inimkond nagu see künnihärg, mida leivatükiga vao järel veetakse ja leivatükki kätte saada tahtes, ta künnab põldu, aga leivatükki iialgi kätte ei saa. Võib-olla hea peremees päeva lõpul annab preemiaks, et järgmine kord su künnitahe oleks suurem. Nii et me näeme, kuivõrd lihtsate sõnadega on võimalik ikka ja jälle ja järjest. Ja pange tähele, kui järgmisel aastal on Riigikogu valimised, siis sõnad tulevik, edasiminek on jälle täie ette kasutusel ja nad töötavad täie ette, sest kuhu siis ikka, kui mitte edasi ja tulevikku. Küsimus on, kas see tulevik, mida me täna valmistame ette, on nii helge ja ilus? On omaette küsimus. Aga see, kuivõrd lihtne on rahva hulki, eriti kui nad on koos, manipuleerida, on hämmastav. Mulle pandi kunagi pahaks, et ma ühes raadiosaates ütlesin, et andke minu kätte massimeedia vahendid, televiisor, ja ma panen nädala ajaga 80% rahvast uskuma ükskõik mida. Ma jään täna sellele seisukohale, et nii see nimelt ongi. Ja see on täiesti võimalik, see, kes tunneb masside mõjutamise väga primitiivseid ja alati töötavaid lihtsaid meetodeid ja vahendeid. See on kindlad sõnad, mis peavad nagu nupule vajutades kutsuma inimeses esile emotsioonid. Need on lubadused, mida ei saa ega pea iialgi tõestama, sest kõik ilus on tulevikus. Ja kuidas saab seda tõestada, et tulevik ei ole ilus? Ja kui inimesel on lootus ikka sellele, et läheb paremaks, siis ei ole midagi lihtsam ära kasutada, ei ole midagi lihtsam inimest lüpsta, kui nimelt selle lootuse kaudu. Nii et juba siis ette soovitades, kõik, kes te tahate edukad olla ja hääli korjata, ärge unustage ära nisuksi sõnu. Edasiminek, tulevik, mõtelge ja otsustage, kes oleme meie selles ühiskondlikus protsessis. Ja kas ei vaja ühiskond siiski rohkem iseseisvat mõtlemisvõimet säilitavaid isiksusi riigi kodanikke? Sest kodanik on isik, kes säilitab oma isikupärase mõtlemisvõime kriitilise igas olukorras ja ei saa õigeks kodanikuks nimetada inimest, kes allub massipsühhoosidele ja manipulatsioonile. Stuudios vestles Einar Laigna. Tänan. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine.